Minu nimi on Rico Veskiväli ja käesolevas videos vaatame sellist jätkuprognoosi 2026. aastale, mis on sellel aastal selline põhiline planetaarne seis, mille üle siis või mille osas tasub olla teadlik, et mis eriti siin sellel suvel saama hakkab, vaatamegi selles videos. Ja tänase video põhiteema on Jupiteri ja Pluuto opositsioon, mis siis võtab oma sellist haripunkti sellel suvel. Võin siin teile kiirelt näidata siis ka horoskoobi peal. Ehk siis ma olen praegu siin 2026 aasta juunikuus või juulikuus, juuli keskel. Ja siis on näha, kuidas Jupiter siin taevas ja Pluuto ka siin taevas horoskoobis on üksteisele vastamisi. Ja nende vahel siis siin selline punane pikk joon, see tähendab seda, et nende vahel on siis opositsioon. Ja see siis ongi siin sellel suvel uuesti tugevalt aktiivne 7. juuni kuni siin 30. august. Ehk siis sellel suvel tuleb olla teadlik Jupiteri ja Pluuto opositsioonist ja mida see kõike siis võib ka nii-öelda siin all maa peal meile esile tuua. Aga et sellest aru saada, et kes see Jupiter ja Pluuto on ja kui nemad seal taevas niiviisi üksteisele vastu vaatavad või põrkuvad või on opositsioonis või et nende vahel on seal see 180 kraadi, et mida see tähendab ja mida see esile toob, et siis vaatame neid opositsioonitsükleid viimasel 100 aastal, ehk siis alati, kui Jupiter ja Pluuto on taevas üksteisele vastu läinud, et mis siis siin all parasjagu toimub. Ja võimu varjukülg, Jupiter on siis palju seotud just sellise võimuga, selliste kõrgklassiga, üldse selliste kõrgete teemadega. Pluuto on siis selline allilm, varjuteemad, allilma selline varjatud, tabu, kriminaalse, kõik sellise esiletulek. Pluuto on siis palju sellega seotud. Ja siin on siis siin viimasel 100 aastal opositsioonide kuupäevad, siin siis näited vaatame ka alates 1937. aastast, et siis umbes iga 12 kuni 13 aasta tagant see Jupiteri ja Pluuto opositsioon seal üleval toimub. Ja siis vaatamegi näiteid siin viimasel 100 aastal, et siis aru saada, et kui see Jupiter ja Pluuto seal omavahel nii-öelda köie veos on või tõtt vaatavad, et mida see siis võiks siin all ka esile tuua. Aga et kõigepealt siis ehk rohkem aru saada, et kes need Jupiter ja Pluuto on, et siis ma teen sellised kiired tutvustused neile ka eraldi. Jupiter on siis taevas 4. kõige eredam taevakeha peale Päikese, Kuu ja Veenuse. Et siin on Veenus ka hetkel hästi näha, et ta on siin õhtutähe faasis, ehk kui hetkel on siis päiksepaistased ilmad ja öösel on tähistaevas, et siis soovitan õhtul, siin on kell praegu 21:44, ehk kui lähete õhtul niiviisi 9 ajal, 10 ajal õue ja vaatate siis loojuva peale, kui päike on just loojunud ja vaatate lääne suunas, siis näete sealt seda Veenust. See on siis 3. kõige eredam taevakeha, paistab kui selline hästi ere täht. Ja siis Jupiter ka siin õhtu taevas ilusti näha, et tema on siis 4. kõige eredam ja ta paistab ka seal üleval siis sellise väga ereda tähena. Hetkel on ta siis siin sellise 2 tähe kõrval, mille nimi on Pollux ja Castor. See on siis see kaksikute tähtkuju, ehk siis Jupiter on seal kaksikutes hetkel päris taevas. Et kui lähete seda Jupiteri näiteks öösel või õhtul vaatama või siis niiviisi siin enne magaminekut lähete õue, siis leiate ka seal kaksikutes selle Jupiteri. Ja Jupiter siis on aegade alguses, teda on siis seotud selliste eredate ja suurte teemadega, kuna ta on siis selline ere täht seal taevas ja ka väga suur, ehk siis ta on ka siis kõikidest planeetidest on ta kõige suurema siis sellise ümbermõõduva diameetriga, et kõik teised 10 planeeti, keda siis näiteks siin astroloogias ka kasutatakse, et nemad kõik mahuvad siia Jupiteri sisse ära. Aga et Jupiteri siis natukene teile veel rohkem tutvustada, siis siin astrotark.ee lehel, mille ma siis ise tegin, eestikeelne arhetüüpse astroloogia tarkvara, kus on võimalik siis enda sünnikaarti vaadata, seda maailma horoskoopi vaadata, mida ma praegult teeme ja siin on kõik need kirjeldused juures. Aga siin ma kiirelt näitan teile Jupiteri sellist tähendust. Jupiter esindab laienemise ja edu põhimõtet. See valitseb soovi laieneda ja kasvada.
tõusta ja areneda, otsida paremat ja kõrgemat. Ehk siis ta on selline, kuna ta on suur ja ere, siis ta ongi elu seda aspekti esindab, mis on siis selline suur ja ere või selline kõrgelt seisev. Olgu see siis, no siin ma loen neid ette natuke. Samuti valitseb soovi kogeda elu, edu, au, küllust, rõõmu ja õnne ning on seotud suure meelsuse, vabaduse, uhkuse ja optimismi võimega. Eks traditsionaalses mõttes ka Jupiter oli selline väga-väga positiivne tegelane. Lisaks tunneb Jupiter huvi moraalsete ja filosoofiliste ideaalide ja põhimõtete vastu, pikaajaliste ja laiaulatuslike perspektiivide vastu, intellektuaalse ja kultuurilise avatuse vastu ning üldisemalt kogemuste avatuse poole püüdlemise vastu. Ehk selline avardamine on selline põhiteema Jupiteri puhul. Ja siis ütleme niiviisi, ühiskonnas on ka siis Jupiter seotud kõik sellise kõrgkultuur, kõrgharidus, võim, ülemvõim, need inimesed, kes juhivad meid, kõrged juhid, sellised presidendid või kõrgetel positsioonidel asuvad inimesed, et need on siis tihti Jupiteriga seotud, noh ja siis ta sellest füüsilisest taevast ka, ta hästi on, ütleme, suur osa astroloogiast siis ka avaldub ka siis otseselt läbi selle, et mismoodi see planeet seal üleval paistab ja Jupiter ka siis seal üleval, see Eesti ere ja meie pea kohal asuv selline täht, no siis ta ka elus ka siis viitab kõikidele nendele teemadele või nendele isikutele, kes on ka siis sellised kõrged ja eredad ja kõrgel seisvad, eks. Ja Pluto siis jällegi on nii väike planeet, et teda silmaga näha ei ole ja asub hästi kaugel. Ehk siis kõige kaugem planeet, mida siis niiviisi peavoolu astroloogias tuntakse ja kasutatakse, noh, ta on siis selline pisikene kivi seal üsna kaugel, eks. Ja võeti temalt ka siis üks, et need planeedipagunid ära. Siin sellesse teemasse ei hakka siis pikemalt sisse minema, aga on ka lootust, et ehk üks, et antakse Plutole see planeedi staatus ka tagasi. Aga siis natuke rääkida, et kes see Pluto on, et siis tema on seotud just kõik selliste intensiivsete, transformatiivsete, selliste surm, taassünd, häving, loomine teemadega. Ja siin natuke seda astrotargast siis vaadata teile, et juurde siia natuke seda Plutot ka tutvustada. Pluto on ürgse loodusjõu arhetüüp, universaalne elujõud, mis ajandab kogu evolutsiooni ja transformatsiooni. Pluto esindab võimu põhimõtet, ürgset jõudu, algset libidot ja agressiivsust ning sisuliselt identne Freudi iidkäsitlusega. See on Dionysose elujõud, Mao jõud, Kundaliini, selline loodusjõud, ürgne. Sunnib, annab jõudu, valitseb, muudab, hävitab ja taaselustab. No siis ka, kui astroloogias vaadata neid planeete ja kui siis seal sünnikaardis või horoskoobis on sellised nagu pahad või raskemad tüübid, siis need kindlasti on Pluto, Saturn ja Mars, eks. Et seda tasub meeles hoida, et kui näiteks ka enda sünnikaarti vaadata, et siis kui keegi tuleb näiteks sünnikaardi lugemusel minu juurde, siis ma alati aitan ka inimestel just mõista siis neid Saturni ja Pluto ja Marsi teemasid elus, sest need on võib-olla sellised, mis meile siis rohkem väljakutseid esitavad. Aga Pluto jah, siis ta on selline loodusjõud, valitseb sünni, seksi, surma, bioloogilisi protsesse ning oma sügavamal tasandil hõlmab ta surma ja taassünni salapära. No siis ta on siis väga palju siis allilmaga seotud, et ta on selline jõud, mis tuleb kuskilt sügavalt. Ta avastati siis seal 1930, sellel ajal ka siis oli selline instinktide keev katel Euroopas, avastati siis seda kriminaalset allilma, igasugune allilmalik tegevus, suured jõud haarasid masse Euroopas, eks. Ehk siis Pluto on väga selline karm, intensiivne, võimas tegelane. No siis Pluto valitseb ülestõusu, kokkuvarisemist ja lagunemist, aga ka uuenemist ja puhastavat katarsise tuld. See peegeldab arhetüüpset ilma, pimedat, salapärast ja sageli hirmutavat reaalsust, mis peidub asjade pealispinna all. No siis natukene siis seda Plutot teile tutvustada, et siin muidu neid kirjeldus on hästi pikk, aga ma niiviisi annan siis nagu sellise väikse maitse sellest, et kes see Pluto on ja mismoodi tema siis seal näiteks horoskoopides ja sünnikaartides avaldub. Ja nüüd siis selle põhiteema juurde, mis siis ongi, et sellel suvel siis see Jupiter ja Pluto on opositsioonis ja kuidas see võib siis avalduda. Siin on siis need samad opositsioonid ajaloos, seda ma teile juba näitasin ja siis siin
esimest korda nad olid siin eelmise aasta novembris, käisid koos ja nüüd see täpne joondumine on siis siin juuli 20. paiku ja siis põhimõtteliselt siin aprill 16 ka, et siin ütleme siis see aasta ja siis selle järgmise aasta esimeses pooles me oleme siis väga selles Pluto ja Jupiteri opositsioonis ja saan Igor Mangiga hästi läbi ja siis Mangiga ka aasta alguses helistasin talle ja siis rääkisime juttu natukene ja siis küsisin ta käest, et mis sa siis sellest aastast arvad. Ja siis ta ütles, et et see Jupiter ja Pluto on selle aasta see põhiteema. Nii, ja siis sellised põhiteemadeks, millest me siis hakkame siin rääkima, vaatame siis läbi viimase selle 100 aasta, peaaegu 90 aasta, ehk siis on selline suurusluul, hübriis ja liialdus, moraalne targutamine, võimu ja raha korruptsioon. Ehk siis siin tulevad sellised korruptsiooniteemad tulevad mängu, kukkumine kõrgustest, siis selline moraali targutamise või moraali, kuidas see on siis virtue signaling on inglise keeles, sellise moraali kõlbelisuse niiviisi, ma ei tea, siis näitamine ilma siis sellise päris sisuta, eks. Ehk siis need on siis nagu teemad siin, mis siin viimasel 100 aastal on Jupiteri ja Pluto puhul, opositsiooni puhul esile tulnud ja siis selle opositsiooni puhul tuleb nagu meeles hoida seda ka, et kui siin näiteks on Pluto ja Jupiteri opositsioon, ehk siis opositsioon on ka selline seis, kus need kaks planetaarsed arhetüüpi nagu põrkuvad oma vahel. Ja siis nende see väljendus tuleb ka siis välja pigem just selle varju poole pealt või siis selle raskuse või selle õppetundide või siis selle karmima poole pealt nii-öelda. Et igal selle planetaarsel arhetüübil, et kui nad niiviisi hakkavad suhtlema oma vahel või satuvad nendesse suhetesse, et siis see avaldumine on olemas see plusspool, on see potentsiaal ja siis on olemas ka see varju pooleks. Ja siis opositsiooni puhul ta pigem toimetab siinpool, aga on olemas ka see alati, et nad on niiviisi sellised nagu dünaamilised ja natuke sellised nagu ujuvad, aga opositsiooni puhul siis pigem just tuleb fookusseerida just seda varju poolt. Ja seda me siis tänases videos teeme ka, aga lähme siis nende põhiteemade juurde, et ma siis natukene kirjeldan siis lahti neid võimalikke avaldumisviise, kui Pluto ja siis Jupiter vastamisi on need 4 peateemat, mida Jupiteri ja Pluto vastasseis endaga toob. No siin ka siis Jupiteri see glüüf ja Pluto glüüf ka, ja siin see opositsiooni glüüf, et Jupiteri glüüf on niisugune 4 moodi, Pluto on siis selline ring ja suunaga allapoole. Nii, aga siis hübriis ja üliambitsioonikus, tegelike piiride eiramine. No mis asi see hübriis on? Hübriis inglise keeles. Endal ka tihti ei jää hästi meelde see on siis selline vana-kreeka keeles vahel ka kujul. Hübriis kirjeldab isiksuse omadust olla ülemääraselt uhke või omada ohtlikku ning ülemäärast enesekindlust. Ehk siis selline ülemäärane enesekindluseks. No seal siis ühelt poolt see Jupiter, mis tõstab, laiendab inimest kõrgemale ja siis teiselt poolt tuleb veel see Pluto sinna juurde, mis teeb sellist, nagu veel intensiivistab seda ülevust, eks. Jupiter on selline ülev ja siis Pluto veel intensiivistab seda ja niiviisi ka mitte tervel viisil, eks. No ja see üliambitsioonikus, see on siis nagu lihtsamini aru saada. Tegelike piiride eiramine, siis üks teema, mis tuleb selle Jupiter-Pluto puhul esile. Võetakse ette rohkem, kui suudetakse kanda. Eiratakse piire ja usutakse end olevat liiga suured põruda. No siin võib-olla hakkavad mingid Trumpid ja sellised teemad meile meelde tulema, eks. Mis muudab krahi vältimatuks. Kavatsused on alati suurejoonelisemad kui suutlikkus neid teostada. Jupiter paisutab, Pluto surub takka, üheskoos lükatakse süsteem üle igasuguse loomuliku piiri, kuni struktuur järele annab. No siis toome siis kohe neid näiteid siin ka, et kuidas ajaloos siis sellised teemad on esile tulnud ja kuidas siis sellel suvel siin või juba praegusel hetkel me ka tegelikult oleme juba liigume selles nagu vaimus, et nad on siin üsna lähedal sellele opositsioonile üksteisele. Ehk siin tasub meeles hoida, et mida siia suvele lähemale, siis seda rohkem need teemad tulevad esile.
aga et see on siis iga impeeriumi tüüpsamm oma haripunktis, noh, siin võime siis USA peale, ma arvan, mõelda, kes on siis hetkel üsna kaootiline, eks. Hetk, mil enesekindlus muutub pettekujutelmaks ja võimu piire testitakse viimaks karmi reaalsuse vastu. No siis üliambitsioonikus USA Iraanis, USA Kuubas, USA Gröönimaal, USA Venezuelas, noh, USA NATO-s, noh, see selline hübris ja üliambitsioonikus siis ühe sellise maailma võimsama riigi presidendi poolt üsna võimsalt näha hetkel. No siis võimu ja rikkuse korruptsioon, et sellel suvel siis ma arvan, et korruptsiooni teemad, noh, mis seal seoses Ukrainaga või tulevad esimesena meelde, et me seal õrnalt ka puudutasin seda teemat siis selle eelmise, kui nad seal novembris kokku said, et siis seal eelmise selle opositsiooni ajal, kui nad siin juba riivasid üksteist, et siis tulid välja see Zelenski siis vallandas oma selle kabineti ülema seal suurte mingite korruptsiooniteemadega, et ma arvan, et selle suvel võib neid veel näha. Ambitsiooni ja raha mürgine eliit, eetikavabade või varjatud meetodiga tipu poole pürgimine. Poliitiline korruptsioon, allilma struktuurid ja ristiisad, kes kannavad auväärset maski. Rikkuses saab domineerimise, mitte loomise vahend, see on korrupeerunud risttee, kus kohtuvad võim ja raha ning eetika häbub hääletult. No siin video lõpus siis ma toon neid praegused näiteid ka, et kuidas siis hetkel see raha mürgine liit rikkuses saab domineerimise, mitte loomise vahend, et kuidas need teemad on hetkel ka väga aktuaalsed ja eriti siin järgnevatel kuudel ja juba praegu, et need sellised ebareaalsed kolossaalsed rahanumbrid seoses siis seal AI arenduse ja investeerimistega, kus siin me hakkame nägema siis esimesi triljoni väärtusega ettevõtteid. Üsna hull on see värk seal seoses siis sellise raha domineerimise, rikkuse domineerimisega. Pluto allil imbub Jupiteri institutsioonidesse, see, mis oli kunagi pelgalt kriminaalne, muutub süsteemseks, juurdudes valitsustesse, korporatsioonidesse, kirikutesse ja suurorganisatsioonidesse. No siis selline võimu ja rikkuse korruptsioon, suur teema siis Jupiteri Pluto puhul ja opositsiooni puhul just. Nii suurusluul, alateadlikust häbist võrsub pseudoelitaarsus. Siis jälle üks sellise Jupiter operatsiooni puhul suur teema, vajadus tunda end eliidina massidest kõrgemal, seotuna võimsate ja valitutega. See ei põhine tõelisel suurusel, vaid alateadlikul alaväärsustundel. Poosetamine tuleneb ebakindlusest, mitte seismisest jõust. Mida häälekamalt kuulutatakse üleolekut, seda sügavam on seda kompenseeriv peidetud häbi. No siin tulevad jälle need Trumpi teemad meelde, noh sellisest ma ei hakka liialt palju sinna Trumpi isikusse sisse minema, aga kõlab üsna tuttavalt kaasa. Jupiter annab sellele moraalse õigustuse, Pluto aga armutu öö, sellele suurusluulule siis. See avaldub ideoloogilisel tasandil, rassiline ülemvõim, kultuuriline šovinism või klassipõlgus. No viimased Trumpi tsitaadid, asjad, kus sõna otseses mõttes ropendab, kõik see sõnad nime nagu fucking ja siis, et ma hävitan Iraani kui tsivilisatsiooni ja siis umbes norib seal paastiga tüli, no, kultuuriline šovinism, klassipõlgus, rassiline ülemvõim, üsna aktuaalsed hetkel ka. Nii, ja siis viimane selline moraalne targutamine, vooruse kuulutamine, korruptsiooni harrastamine, moraliseerimine ja üleolev suhtumine, millega varjatakse madalaid ajendeid, vallutusi raamitakse vabastamisena, jälgimist turvalisusena ja pettust vajaliku pragmatismina. Opositsioon toob selle lõhe avalikkuse ette, maa-alune surutakse silmapiirile ja tõde tõuseb pinnale. No siis hakkame siis praegusel ajal ka siis ehk tuleb siis rohkem välja siis selliseid kuidas on siis kõik sellise vooruse kuulutamine, korruptsiooni harrastamine, siis sellise vallutuste vabanemine, jälgimine kui turvalisus, et kuskilt saada alt poolt siis maa-alune selline Pluutolik on, mis kuskilt mingi selline sügav
varjatud, et see tuleb niiviisi nagu esile, tõuseb esile, et Jupiter nagu avardab, et siis selline nagu sopp ja ropp ja kõik, mis on selline maa-alune ja rõve on ju, ja siis selline nagu mädane ja korrupeerunud ja varjuline, et see siis Jupiter nagu tõstab seda esile. Jupiter paisutab fassaadi, Pluto mädandab sisu, opositsiooni all langeb võimsate mask viimaks ja kukkumine kõrgustest on proportsionaalne eelneva eneseupitusega. Ehk siis selline Jupiter on jälle selline, ta on mädades kõrgele asuv tähteks ja siis see Pluto on selline nagu transformatsioon, et ta hävitab, et siis kui nüüd kohe vaatame näidet ka, et seal on potentsiaal, et siin hakkavad toimuma siis nagu kõrgelt kukkumised siis nende maailma, nende liidrite seas, eks. No ja siis vaatame nüüd neid tõendeid ka, et mismoodi need 4 peateemat, millest ma siin teile just rääkisin, et mismoodi see siis viimasel 100 aastal, kui Jupiter ja Pluto seal on nagu opositsioonis, et kuidas need esile paistavad. No ja siis lähmegi siia kõige esimesse aega, 1937, totalitarismi haripunkti. Keel siin natuke sõlmes. Niisiis hübrise liialdus. Jaapan alustab täiemahulist sissetungi Hiinasse. Imperiaalne ambitsioon, mis ületab riigi tegeliku võimekuse. Ehk siis Hiina üritas seal, või siis Jaapan üritas Hiina ära valutada. No seal on, ütleme siis ajaloo kõige hullemad sõjakuriteod. Selline imperialistlik Jaapan on ju, vägistas seal massiliselt hiinlasi, Hiina naisi. Siis selline liialduseks, jälle see võim, mis on Pluto ja siis teiselt poolt see Jupiter, mis on nagu laieneb ja Jupiter ise on nagu positiivne tegelane, et ta laiendab, tõstab, aga tema varina see, ta teeb seda kõike asja liiga palju. Võimu ja raha korruptsioon, Stalini suur terror, näidisprotsessid ja eliidi massi hukkamised võimu kindlustamiseks. No siis see võimu korruptsioon. Tundsime siin omal nahal ka Eestis seda suurusluul. Natsi rassi ideoloogia, isand rass, no siis see, nagu see master race on ju kogu see natsi ideoloogia, kui klassikaline kompenseeriv üleoleku kompleks. Moraalne targutamine, diktatuurid raamivad fašismi kui moraalset ristisõda dekadentliku demokraatia vastu. No siis selle selline fašistlik moraalne targutamine, moraalne ülevus, see sama see virtue signaling inglise keeles, ehk siis viimase siis sellise opositsiooni ajal need 4 põhiteemad siis üliaktuaalsed, eks, 1937. aastal. No siis Stalin siin Hitleri pildi ka panna. Vaatame edasi siis. Lähme siis 13 aastat edasi, 12 aastat edasi. 1950. Jupiter-Pluto opositsioon. Ideoloogiline fanaatilisus, siis siin on kindral Douglas MacArthuri pilt. Võimu ja raha korruptsioon jällegi, McCarthyism, poliitilised nõiajahid kui vahend konkurentide hävitamiseks süüdistuste abil. Nii, hübrise liialdus siis jälle, siis Korea sõda, kindral MacArthur eirab käske ja tungib Hiina piirini, vaarandades suur konflikti ja lõpetades oma karjääri kukkumisega. Ehk siis Ameerika või USA siis Korea sõda, kindral MacArthur siis jällegi liialdus on ju see hübris, siis isiksuse omadust ollakse ülemäärast uhke või omada ohtlikku ülemäärast enesekindlust, no siis kindral MacArthur eirab käske ja tungib Hiina piirini, no siis jälle näeme siis seda Jupiteri Pluto sellist dünaamikat, eks. Suurusluul külma sõja ideoloogiline poosetamine, superriikide, no siis see nagu nende Nõukogude Liit ja USA siis võitlus moraalse õiguse üle valitseda inimkonna tulevikku. No siis selline külma sõja aegne ideoloogia on ju massiline propaganda mõlemad poolt, Nõukogude Liit ja USA, ehk siis see Ameerika selline propaganda, mida me siis kõik teame, mida näiteks Ameerika raha peal on see kõik see in God we trust ja siis piiblile vandumine kohtades, et kõik need teemad tegelikult on pärit siis sellest külma sõja aegsest ideoloogilisest poosetamisest, et sellest teemast siis oskab hästi rääkida ja YouTube'is on ägeda videod, on David Ilmar Beecher, üks Eesti väliseestlane, kes on Ameerikas pikanud elad ja siis on sellise superriikide või Ameerika sellise moraalse propagandast palju rääkinud, mis siis sel ajal just toimus, et siis kõik need in God we trust ja kõik need piiblile vandumised ja Ameerika siis selline kristlik siis propaganda või selline ideoloogiline propaganda, et see tuli kõik siis vastuseks Nõukogude Liidu sellise ateistlikule propagandale, eks.
No siis lähme edasi, jälle 12 aastat maailm kuristiku äärel. John F. Kennedy, niisiis hübrisliialdus, Kuuba raketikriis, hetk, mil inimkond oli tuumasõjale kõige lähemal, 2 piire testiva võimu kokkupõrge. No siis jällegi selline häving Pluto näol või transformatsioon, no Pluto üldse on palju seotud siis sellise ütleme siis, mis on siin tuumapomm, et tuumapomm on ka selline ülivõimas hävituslik relv, loodusjõud ise. No ja siis Jupiter ka veel selline avardumine jällegi liialt palju, liialt suur avardumine oma varju poolelt. Siis Kuuba raketikriis siis 62. aasta operatsiooni ajal. No siis võimu, raha, korruptsioon, Profumo afäär, võim, seks ja spionaaž Briti valitsuse ladvikused siis seal ühe Nõukogude Liidu spiooniga oli siis Profumol selline armusuhe, jälle siis selline korruptsiooni teemadeks. No siis kukkumine kõrgustest, JFK atendaat, sajandi dramaatiliselt võimult kukkumine, no siis jälle toimus kõrgel asuv täht, on ju see juht, John F. Kennedy, president, ja siis kukkumine, see häving, transformatsioon, JFK atendaat ka siis Jupiter Pluto operatsiooni ajal. No siis järgmine siis operatsioon, et siin võin teile korraks näidata ka, tahtsin teile näidata ka, et siit olime siin aastast 1937 ja siis, kui me siit lähmegi 12 aasta võrra kogu aeg edasi, et siis on näha ka, mismoodi see Jupiter siis liigub kiiremini Pluutost, eks. Ja planeedid liiguvad ka siin siis taevas vastu päeva, et siis on näha, kui me siin läheme kogu aeg siis jällegi 13 aastat või 12 aastat edasi, et siis me näeme, mismoodi need opositsioonid siin tekivad iga 12 aasta tagant. No siin me oleme aastast 1950, et siis ma alati üritan ka siia inimestele siis tutvustada niiviisi nagu füüsiliselt seda horoskoopi ja taevas, et siis on näha, praegu me aasta võrra kogu liigume edasi, siis me näeme, Jupiter siis liigub, teeb 12 aastaga tiiru, et siis ta iga aasta liigub umbes ühe selle tähemärgi võrra. Et siin siis nüüd oleme 63. aasta selles opositsioonis ja kus me siin olime 1975. aastasse juba jõudsime välja. Et siis nii umbes 12 aasta, kuna Pluto liigub hästi aeglaselt, et siis opositsioon toimub umbes 12 aasta tagant. No siin see 76. aasta oma, siin on juba mööda läinud, aga see täpsem opositsioon siis 75. aastal. No siis imperiaalne murdepunkt, Richard Nixoni pilt siin, kukkumine kõrgustest, Saigoni langemine, Ameerika imperiaalse ülepingutuse ja liigambitsiooni sümbolväärtusega kokku langemine. Liiga, ehk siis natuke valesti siit see tõlge tulnud, aga põhimõtteliselt siis selline Vietnami sõja kukkumine kõrgustest, häving, Ameerika Vietnami sõja kaotuseks, võimu, raha, korruptsioon, jälle korruptsiooni teemad on, mis siis arvatavasti sellel suvel saame neid jälle näha või siis kõrged kukkumisi või siis need põhiteemad, millest me siin räägime, et siis sellel suvel, kui see Jupiter Pluto siin me oleme siis 2026 aastased, siis need samad teemad siin tulevad siis terve see suvi peaks olema rohkem näha neid. No siis Watergate'i järellainetus, süsteemse korruptsiooni täielik paljastamine ja arvete klaarimine, üks suuremaid korruptsiooni teemasid USA-s siis Watergate, moraalne targutamine, lõhe USA deklareeritud vooruste ja tegeliku sõjapidamise vahel muutub ilmselgeks, siin peaks olema vaippommitamised, vooruste vabadus, no siis ühelt poolt siis Ameerika deklareeritud voorused ja teiselt poolt siis räme sõjapidamine Vietnamis, eks ole näha, mis sellest Kuubast saab, mis Gröönimaast saab, mis Iraanist saab, et Ameerika on samamoodi siis hetkel üsna niiviisi jõuliselt siis oma sellise impeeriumi võimete piirileks. 1988 Ronald Reagan siis võimu, raha, korruptsioon, jällegi Iraani kontrate afäär, seadusest kõrgemal seisev hoiak ja ebaseaduslik relvaäri, hübrise liialdus, Nõukogude Liit mõraneb imperiaalse ülepingutuse all, 1988 Afganistani sõda ja võidu relvastumine kurnavad süsteemi lõplikult, siis sellise Jupiter Pluto operatsiooni ajal 1988 siis nägime ühe teise siis suure
sellise tipptegija hävingut, no siin on meil 88. aasta opositsiooniis. Eks siis alati näha ka, et kui see 12 aastat või kui nad siin uuesti sellesse opositsiooni satuvad, siis tulevad need samad teemad jälle nagu jõuliselt esile. Et see on see, mismoodi see arhetüüpne astroloogia või astroloogia üldse toimib ka, et kui seal jälle tulevad, näiteks täna me keskendume siin Jupiter Plutole, et kui nemad jälle seal saavad taevas kokku, et siis need samad teemad jälle, sarnased teemad korduvad siin all ja on ka edasi arengud siis nendest eelmistest teemadest võib-olla, mis eelmise opositsiooni ajal siis olid ka aktuaalsed. Et see on selline pidev selline lainetus ja siis ta areneb kogu aeg edasi. Sellest siis räägib ka selline raamat nagu Cosmos and Psyche, mis on selle arhetüüpse astroloogia põhiteos, mida praegult siis Postimehe fond tõlgib eesti keelde, et seal raamatus on ka siis selliste Uraan, Pluto, Saturn, Neptuun, Uraan, Neptuun, kõik nende välisplaneetide selliseid tugevat seise on vaadatud või neid põhiaspekte viimasel 100, 200, 300, 400 aastal ja siis sealt ka ükselt saab seda eesti keeles lugeda, et siis sealt on ka näha, mismoodi see kuidagi see lainetus nagu liigub edasi kogu aeg. Ja et aru saada, et mis siin sellel suvel võib saama hakata, siis ma natuke kirjeldasingi teile või näitan teile siis selle viimase paarisaja aasta või viimase 100 aasta siis Jupiter-Pluto sellist maitset. No suurusluul, Wall Streeti ahnus on hea, ajastu tipp, rikkus kui moraalse üleoleku mõõdupuu. No siis jälle see rikkus, Jupiter on rikkus, Pluto on selline korrupeerunus, intensiivsus, ahnus on hea, no see intensiivsus, Pluto, Jupiter, rikkus, laiendamine, suured asjad, nagu raha ise, õnn ise. Nii, jõuame siis sellesse lähemale siis meie siia aega, et 2021 Jupiter-Pluto opositsioon narratiivide kokkuvarisemine, hübrise liialdus, .com mulli lõhkemine, üks kõige suuremaid liialdusi üldse siin tehnoloogia ajaloos, tühjadele lubadustele rajatud väärtuste purunemine, võimu ja raha korruptsioon, Enroni skandaal, mastaapne raamatupidamispettus, USAs üks suuremaid siis finantskuritegusid, kus kohtusid ettevõtete ja audiitorite huvid, suuremaid siis korruptsiooniskandaale USA ajaloos, jälle siis see Jupiter-Pluto all, eks, kukkumine kõrgustest, 9/11 ja sellele järgnenud USA sõjaline liigambitsioon meiega või meie vastu, mis viis ajaloo kallimaid konfliktideni, sõdadeni. No jälle siis need kaks tüüpi taevas koos ja siis siin all me näeme siis neid arhetüüpe ka siin all toimetamas, et see igivana hermeetiline aktsioom, et kuidas ülal, nõnda all, as above, so below, et sellega see astroloogia siis tegelebki ja millega ma ise tegelen, et siis tutvustan teile, et siin iga aasta vaatame siis või iga kuu vaatame, et mis seal üleval siis parasjagu, mis asetuses tüübid on, et siis saame ka nagu aimata, et mis siin õues toimub või mis meie enda eludes toimub, et täna siis vaatame natuke sellist kollektiivsemat. Edward Snowden siis 2013-2014 siis korruptsiooni selline paljastamine, Snowdeni paljastused siis totaalse jälgimisühiskonna ilmsiks tulemine, siis võimu korruptsioon, eks, NSA ja ütleme siis üks suuremaid sellise võimu korruptsiooni esiletulekuid paljastusi siis jälle meie ajaloos siin. Hübrise liialdus, Venemaa annekteerib Krimmi, imperiaalse laienemise algus, mis eirab rahvusvahelisi piire, siis selle transiidi ajal siis Venemaa annekteeris Krimmi ja siis täna siis Ukrainas ütleme, et selline liialdus või hübris, et kindlasti see sõjaline operatsioon seal Ukrainas on ju täielikult läbi kukkunud Venemaa vaatenurgast, et see sõda juba siin 5 aastat kestnud või 4 aastat kestnud, et üsna vale kalkulatsioon, eks suurusluul Xi Jinping isikukultuse ja Hiina unistuse kui uue imperiaalse identiteedi tõus, moraalne targutamine, FIFA skandaal, spordimaailma kleptokraatia paljastamine, FIFA ka siis üks väga skandaalne või korruptiivne organisatsioon, siis jälle selliste opositsioonide ajal siis need teemad tulevad esile. Ja siis sarnased teemad siis siin juba november 8, siis ma ka natuke jälgisin, et mis siis õues toimus, juba mainisin siis need Ukraina korruptsiooni teemad. Kindlasti ma arvan, et neid teemasid näeme siin veel. Tulevane operatsioon siis siin sellel suvel on eriti aktiivne see hübrise liialdus, AI võimu koondumine, siis seal
OpenAI ja Anthropic ja Google ja xAI ja siis põhimõtteliselt Nvidia, kõik suured firmad, Anthropicust siis arvatavasti või siis Elon Muski SpaceXist saavad esimesed miljard või triljoni väärtusega ettevõtted. AI on kindla peale, paistab olevat tulevik. See tempo, millega ta areneb ja mida temaga teha saab, praegult on juba kolossaalne ja täiesti pretsedenditu. Ja siis see võimu koondumine, see raha koondumine, kogu USA, kõik suuremad investeerimisfondid, need kõik tahavad siis oma raha panna just sellesse AI ettevõtetesse. Et see, kujutad, meil on triljoni väärtusega ettevõtted. Arvatakse, et siin tulevad mitme triljoni väärtusega ettevõtted, 200 miljardilise aasta käibega ettevõtted, et see raha, numbrid, millest praegult räägitakse, siis jälle siis selle Jupiter operatsioon ajal, see on nagu üsna selline crazy. Hübrise liialdus, AI võimu koondumine, käpudis ettevõtted kogub võimekust, võimu, millega terved valitsused ei suuda võistelda. Suurusluur, poliitiliste tugevate meeste taassünd globaalselt, Trump, Putin, võib-olla need kõige sellised nii-öelda tugevad mehed, eks. Kompenseeriv üleolek kui valimisstrateegia, moraalne targutamine, tõejärgne moraalne autoriteet, institutsioonid nõuavad legitiimsust, olles samal ajal sellega avalikus vastuolus. Siis institutsioonide usaldus peale COVID-i kriisi on üldse täielikult alla kukkunud, et seda võivad ka siis pagunitega teadlased teile väita. Kõike on läbi nisti uuritud, eks. Ja siis samal ajal siis need institutsioonid ajavad meile siis sellist tühja juttu, eks. Üsna koomiline on kogu see asi, mis hetkel toimub, eks meil siin samas Eesti Vabariigis seoses metsa ja eelarvekriisi ja millega iganes, eks. Ja siis see kõrgelt kukkumine, seda ei tulnud siia, et eks on näha, et kas seal on mingid kõrgelt kukkumisi ka, et hoiame siis silmad lahti sellel suvel. Muster kokkuvõtvalt siis iga Jupiteri Pluto operatsioon viimase sajandi jooksul on toonud kaasa korduvat stsenaariumi. Võim, mis ületas oma volitused. USA. Olgu liiga ambitsioon, korruptsioon või võltsmoraali kaudu. Jõuab vältimatu paljastuse või kokkuvarisemiseni. Üliambitsioon, paisumine, paljastamine, kukkumine. Me näeme Venemaa suunalt seda, me näeme ehk USA suunalt seda. USA lagunemisest või sarnaselt nagu Nõukogude Liidu lagunemisest räägivad siin päris mitmed inimesed nii Eestis kui välismaal. Me näeme. Allikad siis tänases videos olid Richard Tarnase planetaarsete arhetüüpide käsiraamat. Seda sama käsiraamatut siis siin peaks olema astrotark.ee, astrotark.com on ka olemas, seal saab inglise keeles astrotarki kasutada. Aga astrotark.ee, minge jälgige enda sünnikaarti ja siis siin on see Tarnase käsiraamat ka, siin õppematerjalide all planetaarsed arhetüübid. Täna me siis siin keskendusime Jupiteri ja Pluto kombinatsioonile. Ehk siis Tarnas on siis pea 40 aastat, 50 aastat siis tegelenud arhetüüpse astroloogiaga ja jälginud, et siis kui seal taevas erinevad tüübid erinevates suhetesse astuvad, et siis kuidas need väljenduvad. Neid kombinatsioone on siis kokku 55, Päikse, Kuu, Merkuuri, Veenuse, Marsi, Jupiteri kombinatsioonid, Saturn, Uraan ja nii edasi. Ehk siis meie endi sünnikaartides ka siis need planeedid võtavad siin erinevaid kombinatsioone. Päikse kombinatsioonid, Kuu kombinatsioonid ja nii edasi. Ehk kui hakata enda sünnikaarti uurima, siis soovitan ka alustada just Päikese ja Kuu omadest. Need on sellised kõige ilmselgemad, mida me hakkame kohe ise tajuma, mida me tunneme hästi selgelt ära siin nendes kirjeldustes. Ja aitäh, et oled astrotark.ee kanali jälgija ja kui sul see video meeldis, siis telli minu kanalit, kui sa ei ole veel seda teinud ja kui ei ole veel Astrotargas oma sünnitarka või seda sünnikaarti käinud vaatamas, siis tee seda ka. Ja näeme juba järgmises videos, järgmisel nädalal. Tšau!